Me tegeleme edasi siis teemaga seiske vastu kuradile. Lähme Efeslaste kirja 4. peatükki 4.25. Loen selle kirja koha, mis eelmises tunnis sai just loetud uuesti, Efeslaste 4.25. Ütleb kristlastele, sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed, vihastuge, aga ärge tehke pattu, ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile. Ja siis see on kristlastele kirjutatud otseste, võiks öelda sükeste juhistena või mööda isegi käsklustena lausa. Ja see väga oluline just on seda mõista, et see on meile öeldud, et meie ei annaks maad kuradile. Kui me tegeleme siin praegu sellega, et kuidas vastu seista kuradile, kuidas talle mitte maad anda, ta ütleb seda meie ei peaks seda tegema. Nüüd see ei ole see koht, kus sa hakkad paluma, Jumal, saada kurat minu juurest minema. Jumal, sina sõitle kuradit, sina tegele selle asjaga. Nüüd see ongi sama asi, kui me räägime haigustest. Haigused on oma olemuselt kuratliku tagapõhjaga. Sest Jeesus käis mööda maad ja tervendas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ja me näeme just, et see on seotud ka haigustega. Ja samamoodi me peame haiguse suhtes ka kristlasena võtma selge positsiooni. Mina ei anna maad sellele haigusele oma ihus. Ma ei ole sellega nõus. Ja meil on õigus seda teha ja meie peamegi seda tegema. Kristlane ei pea lihtsalt ütlema, mis mina saan sellega teha ja elus on ikka sellised asju ja vahest võib-olla mõne inimesed pärilikud erinevad asjad ja see võibki olla see põhjus, miks see inimene on haige, on see, et ta ei ole võtnud selget positsiooni. Ja see on see täna, millega ma ka tegelen tegelikult. Et meil tuleb selge positsioon võtta, ma ei anna maad kuradile, ma ei anna maad sellele haigusele. Nüüd see küsimus ei ole praegu mentaalne asi, see ei ole emotsionaalne asi, et ma pean ennast emotsionaalselt üles kütma või midagi hirmsalt korutama ja rääkima. Ei, me peame aru saama ja omama seda ilmutust sellest, et meil on õigus mitte anda sellele haigusele maad, ehk siis ka kuradile. Tegelikult see teeb üks ja sama sisuliselt välja, sest kurat on selle haiguse taga. Iga haiguse taga on tegelikult kurat, aga see ei pruugi olla siis kuri vaim, kes on seda inimest otseselt mõjutamas. Aga ta on mingil kombel seda asjad siia maailma toonud ja meie ümber on need asjad. Aga see ei ole jumalik õnnistus, see ei ole jumala plaan. Ja see on, Piibel räägib väga selgelt, kui me nähtame ka käsu needus 5. Moosese 28, salmist 15 edasi, siis seal on kirjeldatud terve hulk igast haigusi ja need tulid just inimese peale, mille tõttu, sõna kuulmatuse tõttu. Nüüd, kui tuleb sõna kuulelikkus ja usk Jeesusesse, siis ei ole õigust nende haigustel olla sinu ihus. Ja see on see, et sa pead võtma selge positsiooni selle suhtes. Nüüd vaatame veel ühte kirja kohta uuesti. See on Jakobuse 4.4. Tegelikult ma lähen natukene ettepoole. Lähen 6. salmi. Mitte 4.4, vaid Jakobuse 4.6. Sa võid ise nende eespoolt salmid üle vaadata, kui tahad veel. Ütleb 6. salmis, aga ta annab veel suuremat armu. Räägib sellest, et ka meie arm meie elus võib kasvada. Sellepärast kiri ütleb, see viitab siis Jumala sõnale, Jumal paneb suurelistele, me tänapäeval võib-olla ei kasuta sükest sõna, see räägib siis uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Nüüd see on üks väga oluline element ka, kui me räägime, kuna siin tuleb kohe juttu meelevallast ja kuradile ka vastu seismisest, siis on väga oluline see, et me peame elama alandlikkuses, mis see tähendab alistumine Jumalale. Ja siis ta ütleb, 7. salm, siis alistuge Jumalale. Ta räägib just, et see alistuge. See tähendab seda, et sa oled selles alistuvas positsioonis, see tähendab seda, et sa oled sõnakuulelik olnud sellele, mis Jumal on sulle rääkinud. See võib olla vahest ka mõne inimese lahendus tegelikult just tervemise juhul. Inimene on mingis alas sõnakuulmatuse, mis ta on rääkinud. Jumal on talle rääkinud. Ütelnud, et kuule, säti see asi enda elus korda, tee seda asja või hakka seda püsivalt tegema. Jumal on seda rääkinud talle mingi perioodi ja ta ei ole seda lihtsalt teinud, siis see võib olla üks põhjuseid ka või koht, kus kurat saab sisse astuda jällegi, lammutada. Ja see haigus nii-öelda ei saa ennem kõrvaldaud, kui ei toimu seda alistumist. Nüüd, kui toimub alistumine, järgmine asi ütleb, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. Ja see väljend siis seisma
kui me seisame, siis ka me oleme, ma siin ka kantsli taga, ma seisan, kui ma tahan stabiilselt väga seista, panen jalad natukene harki ja kui keegi tahaks mind lügima hakata või lükkama hakata, siis selleks ma pean võtma ühe selge positsiooni ja ma võtan niisuguse nagu hoiaku, et ma otsustan sellele ka vastu seista, ma ei lase ennast lükata sellest kohast ära. Ja see on see, millele see viitabki just, et seiske vastu kuradile ongi sama, see ei ole ühekordne ainult ütlemine. Sa mõtled, et no me peaks ju kuradile ütlema, ta lahkub. Nüüd iva on sellesse, ja sa oled öelnud, aga sa pead jääma selle peale kindla. Piibel räägib, et me peame seda usus tegema. Sellest tuleb ka ühes teises kirjakohas siin juttu veel. Seiske vastu kuradile, siis ütleb, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd, üks asi, mis me peame aru saama nüüd, kui me räägime kuradile vastu seismisest või ka ütleme kurjadele vaimudele vastu seismisest või käsime, et nad põgenevad meie juurest, siis vaata vahel, missugune on see inimese pilt, sest et enamasti, kui me ütleme sõnu, siis inimesed kujutavad midagi ette. Nüüd, mõned inimesed on võib-olla kunagi näinud või vaadanud erinevaid, ma ei tea, kas on need Hollywoodi või kes teab, mis päritolu mingisugused õudusfilme või asju, või kus on mingisugused ilged monstrumid või mingisugused kurjad vaimud või teemonid või asjad kujutatud. Siis sageli nad kujutavad neid mingi tohutu suurtena ja jõulistena ja massiivsete ja võimsatena. Nüüd see ei vasta tõele. Muuseas. Sest et meil isegi mõningad nii-öelda tõlked viitavad sellele, et kui nad räägib sellest põgenemisest, tegelikult siis, kui sa hakkad isegi uurima selle sama sõnastust, siis tuleb see sama välja, et ta põgeneb sinu juurest isegi ka kabu hirmus. Nüüd tegemist on kurjade vaimudega ja ütleme, ma ei ole isiklikult nägemuses ühtegi kurja vaimu näinud ja see ei ole kohustuslik, et sa pead nägema. See ei tee sind vaimulikuks või mitte vaimulikuks ja parem on, kui sa neid liiga palju ei näe. Sest vahest mõned inimesed näevad neid liiga palju, siis on midagi teistpidi paigast ära. Aga ütleme, näiteks Kenneth Haginile Jumala vaim teatud kontekstis näitas, kuna ütleme, ta oli prohveti ametis, siis ka vaimude eristamise and oli tema kaudu tegutsemas, aga sageli regulaarselt, siis ta vahel nägi vaimu maailma ja nägi seda konkreetset kurja vaimu, kes oli siis seda inimest kas sidumas või põhjustamas seda haigust, kui see oli ütleme, konkreetselt kurja vaimu poolt põhjustatud haigus. Ja tema kirjeldus oli väga sageli see, et ta oli väikene ahvilaadne, sükene ebameeldiva välimusega mingisugune olend, sükene nii-öelda pärdik või ma ei tea, kuidas paremini seda kirjeldada. Ja nii kui ta ütles talle Jeesuse nimel lahku, siis ta kukkus maha ja värises ja jooksis minema. Nüüd see on see sama pilt tegelikult, kui me vaimu maailma näeksime, mis me peaksime tegelikult selle juures, kui sa tahad midagi ette kujutada, siis see on see, mis sa peaksid nägema. Ja lisaks sellele, kui me isegi vaatame ilmutuse raamatu kirjeldust, kus saatan visatakse tulejärve, siis lihtsalt üks ingel lihtsalt tuleb ja viskab plärstida sinna sisse. Et selles mõttes seal ei ole mingisugust tohutut suurt sõdimist ja võitlemist ja maadlemist ja mingisugune tohutu suur võimas hiiglane, mida kaugel sellest. Et me peame nägema seda asja õieti, õiges rakursis, õigest pildis. Ja Piibel räägib seda, et me oleme taevalikus olukorras kõrgem üle kõigi valitsuse, võimu ja väe. Ja me oleme pandud positsiooni ja see sama meelevald ja ka vägi ei toimi mitte meie suuruse ja meie väe tõttu, vaid see on Jumala vägi ja see on Jumala poolt antud meelevald. Ja selle tõttu ta peab lahkuma. Nii et selles mõttes see on topeltdoosiga, mis ta saab nagunii. Et siin ei tasu üldse, nagu öeldakse, kui me võtame selle positsiooni seiske vastu kuradile, siis ta kasutab väljendit just põgeneb. Mitte lihtsalt niimoodi, okei, ma lähen või lahkun, mis iganes. Ei, ta põgeneb. Et see on väga oluline see, et kogu see eelnev, kui ma lugesin just kogu sellest 6. salmist järjest, seesama sinu meelevald toimib ka just tänu sellele, et sa oled elamas sõnakuulelikkuses. Amen. Ja alistuvas positsioonis. Meelevald ei toimi alati iga kristlase jaoks lihtsalt niimoodi uupi, nagu öeldakse, elades väga lodevat ja lõtva kristlase elu ja kõik on nii-öelda suvaline. See vahest võib, nagu öeldakse, see inimene võib ka peksa saada isegi sõna otsas mõttes. Ma toon see võib-olla näite kõrvalt, natuke teisest alast küll, aga Lester Sumralli kohta on kunagi, või ta ise on ka rääkinud neid tunnistusi, kui ta kunagi oli Filipiinidel ja Jumala vaim andis talle südamesse, et minna seal hakata kogudust ehitama ja ta oli seal mingi aja seda teinud ja tegelikult kogudust ei olnud eriti tekkinud, tema ja tema perekond oli kogu kogudus. Ja siis ta kuulis raadios, kuidas mängiti räägiti uudiste seas ühte situatsiooni, kus üks suhteliselt, ma ei tea, kui noor see tüdruk, ütleme, väga noor ta võib-olla ei olnud, teda hoitakse nagu põhimõtteliselt nagu mingisugustel põhjustel oli ta siis vanglas seal ja kurjad vaimud sõna otseses mõttes hammustasid teda.
et see ei kõla juba eriti kenasti juba. Mõni inimene ütleb, et ma ei taha sellise asja tegemist teha. Et sõna otseses mõttes nad nii-öelda füüsiliselt täiesti vaevasid ja piinasid teda ja ta nii-öelda vaevlas ja isegi nii-öelda ka röögates ja nii-öelda täiesti selle peale, kui need hammustus ja jäljed olid täiesti tal nähtavalt olnud tema ihu peal mitmetes situatsioonides. Ja kogu see asja taust, ma ei teagi, kust see kõik see tulnud oli, aga seal oli kultustega tegeletud, see oli selge. Ja Jumala vaim ütles Lester Sumralile väga selgelt, nagu öeldakse, kuna see asi anti seal nii-öelda raadios lasti seda sel põhjusel, et küsides, kas keegi saaks tulla ja meid aidata kuidagi, et see tüdruk saaks siis sellest olukorrast välja, nad ei teadnudki, mis abi või mismoodi pakkuda. Ja Jumala vaim ütles talle väga selgelt, mine ja aja see kuri vaim välja. Ja ta küsis, nagu öeldakse Jumala käest, et kas sul kedagi teist ei ole siin riigis, kes seda võiks teha? Miks mina olen kuskilt väljast tulnud siia ka veel kuskilt Ameerikast ja mina pean tulema siia nüüd hakkama. Ja ta ütles, et mul ei ole kedagi teist. Nüüd, mitte see, et tema oli nagu mingisugune superhero või midagi taolist või superkangelane eesti keeles siis, aga iva oli selles, et sageli paljudel kristlastele ei ole aru saama sellest meelevallast, mis talle neile antud. Ja ta läks ja ajaski selle kurja vaimu välja ja sellest tegelikult vallandus üks tohutu ärkamine. Nüüd, kas sa märkad, meil on piiblis üks natuke sarnane lugu tegelikult, ka kus aetakse ka üks kuri vaim inimesest, naisterahvast välja, mingi ennustaja, ja sellest tegelikult vallandus täpselt samamoodi üks ärkamine alguses parasjagu mürgliti igast muud asja, aga selles mõttes, et Jumal tegutses sellist asjade kaudu. Vahest Jumal võib anda tunnustäheks mingi sellise asja. Nüüd ma ei ütle, et sa pead kurja vaimu otsima minema igalt poolt, aga teatud kontekstis sul võib olla kokkupuude, aga selleks on vaja ilmutust ja teadmist seda, kuidas sellega tegeleda. Nüüd lähme tagasi selle teema juurde. Nüüd see, et kui ma kirjeldan seda, et kurjad vaimud lausa hammustasid teda, iva ongi selles, et ükskõik mida nad ka teevad või mis need ilmingud või manifestatsioonid ka on, sinul on meelevald. Need kurjad vaimud peavad sulle alistuma. Aga selleks, et minna sellisesse konteksti, sa pead olema see, kes on ka ise alistunud Jumalale. Ja sa paned ennast nii-öelda sellesse positsiooni ja sa otsustad vastu seista kuradile ja ta põgeneb. Mida lihtsalt ei lahku, vaid ta põgeneb, see räägib just hirmust, ta räägib kartusest tema poolt, sinu suhtes. Amen. Ja jällegi me näeme rõhuasetust, nagu eelmine oli, sina ära anna maad ja sinu juurest ta samuti põgeneb ja sina pead vastu seisma. Me näeme, kuidas sina ei pea paluma, et Jumal tee seda, vaid sina pead võtma selle positsiooni, kasutama Jeesuse nime. Amen. Nüüd lähme Efesastele kirja 6. peatükki. Ja lähme 10. salmi. Efesastele 6:10 ütleb. Lõpeks mu vennad. Nüüd Efesaste kiri on üldse üks huvitav kiri tegelikult, kui sa võid vaadata, seal on päris palju räägitud ka just meelevallast ja teatud olulistest printsiipidest ja see hakkab esimesest peatükist järjest peale ja jõuab kuni lõpuks siia sellest samasse 6. peatüki, kus siis räägitakse sellest sõjavarustusest, mis meil on ja kõik need vahepealkirjad on ehituvad nagu selle suunas. Et selles mõttes, kui Efesuse kirja loed järjest, siis on hea just seda sama vaadata, seda sama meelevalla positsiooni, kuidas me käime ja kuidas see meelevald ka funktsioneerib. Aga nüüd ta ütleb, lõpeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõudus. Üks ingliskeelne tõlge ütleb isegi, et olge vägevad, mitte ainult saage. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Nüüd see, ma ütlen ausalt, selles praegu selles tõlkes see viimane osa ei ole väga õnnetustunult tõlgitud. Sest et enamus ingliskeelsed tõlked ei kasuta väljendit rünnakud selle koha peal ja see on oluline seda mõista. Vaata, ma loen sulle laindud tõlget. Ja see ütleb 11. salmis niimoodi hoopis. Pange selga kogu Jumala sõjavarustus, raske relvastatud sõduri varustus, mille Jumal annab, et saaksid edukalt seista kõigi kuradi strateegiate ja pettuste vastu. Nüüd see, mis meil on tõlgitud siis rünnakuteks, tegelikult on siin tagasi strateegiad ja pettused ja üks tõlge kasutab sõna ka valed, mis sisuliselt on see sama, eks ju. Nüüd, kui me räägime kuradile vastu seismisest, siis see ei ole mingisugune füüsiline sõda või kaklemine või midagi taolist. Ja kui me räägime ka rünnakust, vahest me kasutame võib-olla väljendit kuradi rünnak, siis tegelikult see rünnak seisneb milles? See seisneb siis strateegiates ja pettustes ja valedes. Nüüd
mis asjad, kus need tulevad, kus need strateegiad on ja kus need pettused ja kus need valed on? Need on mõtted. Nüüd see on, miks me peame aru saama seda, et kurat tegutseb just väga palju selles füüsilises ja ka mentaalses maailmas. Ehk siis mentaalses, mõtlen siis just hingealas. Ja sellepärast on tegelikult just seesama hingealaga mängimine on üks ala, kus väga palju on segadusi ja ka valeõpetusi ja kus, nagu öeldakse, me peame kristlasena väga selgelt teadma, mida piibel õpetab. Miks näiteks ma olen, ütleme, koguduses päris sageli hoiatanud igasuguste hinge tervenemise õpetuste ja kõikvõimalike selliste igasuguste needuste mahavõtmiste ja igasuguste, ma ei tea, põlvkonnataguste needuste mahavõtmiste ja kõikvõimalike igasuguste hingeliste igasuguste imetrikkide suhtes. Iva on selles, et see on seesama hingeala, kus kurat võib just hakata inimestega tõsiselt mängima. Nende emotsioonidega, nende tunnetega ja nende mälestuste ja asjadega. Ja see on seesama asi, kui piibel sellised praktikat ei õpeta, siis me ei saa seda lihtsalt praktiseerida. Ja see, et seda võib-olla keegi teeb seal koguduses või seal koguduses ja võtab mingisugused needusi kellegi maha või mingi taolist. Paulus ei võtnud mitte üheltki inimeselt needusi mitte kunagi maha. Ei põlvkondade taguseid ega mitte mingisuguseid needusi võtnud maha. Ja samuti Paulus ei tervendanud kellegi hinge kordagi. No ka inimestel on hinged ju haiged ja inimesed on elus haiget saanud ja emotsionaalselt viga saanud ja see võib olla reaalsus. Aga ta on andnud selleks väga selge piibelliku strateegia. See on seesama meele uuendamine. See, et võetakse Jumala sõna, inimene mõtiskleb selle üle, ka räägib seda ja sellisel viisil, võiks öelda nagu piltlikult, nagu arvuti puhul on programmeerib oma mõtlemise ümber ja otsustab oma mõtteid valitseda. See ongi viis, kuidas inimene oma hinge haavades, kui keegi tahab sellist väljendit kasutada, välja tuleb. See ei ole see, et kõik paneme talle käed peale ja palume ja isa tervenda see tema hing ja tervenda need haavad. Sellist asja piibel ei õpeta valuma. Ja kui me hakkame selliste asjadega mängima, siis see ongi sama, kus kurat võib tulla sisse ja hakata tegutsema, isegi kurjad vaimud võivad tegutsema hakata. Ja sageli need inimesed saavadki sellistes kontekstis igasuguseid manifestatsioone ja emotsioone ja igasuguseid asju ja väeilmingud ja asjad. Sageli selliste asjade juures on väga palju seda, kus just inimesed hingesid tervendatakse, siis nad seal kukuvad maha ja nad nutavad ja nad on emotsioonid ja nad tunnevad ennast paremini või tunnevad ennast teistmoodi, ütleb, ma sain ju nii vabaks ja mis iganes. Ja kõik see ala käib kogu hingealas kogu aeg mängimine. Ja kurat mängib nende inimestega. Ja see ongi see sama asi, kui piibel ei õpeta, ära torgi seda. Ja kui Jumala sõna ei õpeta sellisel viisil, siis kui sa teed midagi valesti, kasutad valesid strateegiad just see sama, mis oli kurat kasutab ka ära selleks, et inimesi lõa otsa tõmmata ja mitte mängida neid mänge kaasa. Nüüd see, ma ütlen, et need on kõige kurvem selle asja juures on see, kui ma seda puudutan seda teemat juba, et sellist tüüpi õpetused on käinud lainetena. Ma olen natuke aega ka kristlane olnud. 90-ndatel oli samasugune laine tegelikult, jooksis läbi seda. Just see sama hinge tervenemise ala. Ja sellest on mingid, ja mis sellest kasu oli terve hulk inimesi segaduses ja sassis ja igast probleemides ja nad ei saanud omale lahendusi. Ja selle populaarsus kadus ära, nüüd see on uue populaarsusena hakanud üritama tulla ringiga. Ja see on tüüpiline kahjuks need asjad. Kenneth Hagin ise ka viitas sellele, et sellist tüüpi õpetused, nagu öeldakse, on tulnud ja läinud ja uuesti tulevad jälle ja leidub inimesi, kes otsivad need üles ja kellel pakub see põnevust. Ja miks pärast see pakub põnevust, sest inimesed otsivad uut midagi. Ja nad ei ole saanud lahendusi oma probleemidele ja nad mõtlevad, et kui ma leian midagi uut, siis see toob minu probleemini lahendus. Aga selle asemel, et minna Jumala sõnasse, otsida Jumalat ja saada Jumala käest lahenduse, sageli see lahendus on seal samas, mis ta on juba kuulnud. Aga tal on vaja sellele pihta saada. Okei, lähme tagasi siia siis. Me näeme siin, et me peame siis seisma vastu kuradi strateegiatele ja pettustele ja nendele valedele. Siis jällegi, et me saaksime seda edukalt seista või nagu meie siis see eestikeelne tõlge alguses just tõlkis selle, et te suudaksite seista kuradi kavalate, siis ma kasutan sõna, oleks korrektsem, valede vastu. Ja me suudame seista. Jällegi, kas sa märkad, jällegi taas on sõna seisma. Kui me räägime kuradiga nii-öelda kokku puutumisest, siis ei kasutata kogu aeg seda väljendit, et me sõdime. Või siis teine teema, ma panen et siia vahele, see on kõik hea teada, vaimne sõjapidamine. Oleme ikka kuulnud kristlastena sellist väljendit. Ja vahetevahel inimesed arvavad seda, et see tähendab jällegi mingisugust imelikku vaimulikku mürglit.
Mis ma selle all mõtlen, mürglid? See tähendab seda, et me tuleme kokku, siis me peame kõva häält mürgama ja röökima ja karjuma selle kuradi peale ja sõdima ja keskima tal lahku ja teha. Nüüd sinu hääle kõvadus ei ole see, mis nii-öelda asja paika paneb. Nüüd see võib-olla teatud kontekstis sul on õhutus võib-olla olla selles asjas valjuhäälne ja julge ja konkreetne, sest kui sa nagu öeldakse, oled milleski veendunud, sa sageli ei väljendagi seda niimoodi vaikselt moka otsast niimoodi sosistades. Ilmselgelt sa ütled väga konkreetselt ja võib-olla isegi hüüad seda välja, aga see ei ole see, mis on see võti. Amen. Et see ei olegi see, või vahest mõned inimesed arvavad seda, et kuradiga peame sõdima. Ja siis nad otsivad välja ühe kirjakoha, mis räägib nendest kindlustustest kuskil on. Ja siis nad mõtlevad, et need kindlustused on, ja siis nad otsivad mõne kirjakoha, mis räägib sellest, et kurjad vaimud on ju erinevate linnade kohal ja kus kohas tegutsemas. Ja see on tegelikult piiblis jah, tõesti viide sellele olemas, et nad on tegutsemas teatud sfäärides inimeste kohal. Aga nii siis nad panevad need asjad kokku ja siis nad isegi sükest trikki on tehtud. See ei ole isegi praegu võib-olla uuesti tehtud, aga kui lennukid olid juba ikkagi olemas, kui 89-ndatel sõideti lennukiga linna kohale ja siis kõige suuremad vaimulikud läksid sinna ja hakkasid neid kurje vaime sealt linna kohalt siis alla kiskuma. Ja nüüd jällegi kõlab väga vaimulikult, aga näita mulle piibli praktikat. Nendel ei ole võimalik lennukiga minna sükse kohta, ei olnud küll, jah. Nad oleks võinud ju kõige suurema künka või mäe otsa siis ronida vähemalt. Nüüd jällegi praktikat ei ole sükest. Ja ei tegeleta selle asjaga. Nüüd me peamegi jääma selle juurde, mida piibel õpetab, ja selle praktika juurde, mida piibel õpetab, ja mitte tegelema rumalustega. Ja need kindlustused on tegelikult inimeste mõtlemise kindlustused. Sest kui ta räägib just kuradite valede vastu, siis on need samad mõtted, mis nad ette söödavad. Ja nüüd, kui ma selle juba tsiteerisin, 2 Korintlastele 10:3. Ütleb, sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi. Kas sa märkad, ta räägib siin sõdimisest. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi. Hävitades kõik mõistuse targutused ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, see sõna tähendab siis kujutelmasid, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikus enne on saanud täielikuks. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama selle juures, tegelikult ta räägib siin kogu aeg kujutelmadest, mõtetest. Ja ta räägib tegelikult mõttemaailmast, ehk siis samast sellest hingealast, kus, nagu öeldakse, kurat üritabki probleeme tekitada. Käies välja sulle teatud valesid mõtteid, valesid arusaamasid, valesid ideid ja need on kohad, kus sinul tuleb tema nii-öelda koht talle kätte näidata. Nüüd, mismoodi koht kätte näidata? Vaatame ühe kirjakoha veel, see enne kui ma lähen ühe juurde. See on 1. Peetruse 5:6. Ja see räägib jällegi, et see teema on kindlasti üsna mahukas, aga ma tahan need asjad siin täna just kokku panna. 1. Peetruse 5:6 ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Kas pole huvitav, ta räägib jälle alandlikkusest. Ja meil on juba teine kirjakoht, mis sellisele viitab. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Me näeme siis ka, üks asi on ka, et kui sa tahad meelevallast käia, sul on vaja ka muredest vaba olla. See on omaette teema, sest me kunagi natuke oleme rääkinud juba. Siis ütleb edasi, olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möürga ja lõukoer. Nüüd see on vanem eesti keel, see viitab siis möürga ja lõvi, otsides keda neelata. Kui sa jälgid nüüd seda sõnastust, kurat käib ümber nagu siis möürga ja lõvi, otsides keda neelata. Järelikult tal ei õnnestu igat ühte neelata. Ta ei saa kõiki neelata, ta peab otsima, keda ta saab neelata. Ja sina võid otsustada, et ta sind ei saa neelata. Amen. Ja ütleb jällegi, tema vastu seiske kindlad usus. Jällegi seiske vastu, ehk siis võtke oma positsioon, jääge sellele positsioonile kindlaks, järge sellega nõustuge, mis ta välja pakub ja seiske. Ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Nüüd, siin on väga mitmeid olulisi asju, just see, et meil tuleb võtta see selge positsioon sisse. Nüüd lähme Matteuse
4. peatükki. Mattuse 4. peatüki 1. salm. Nüüd, nii kaua sa seda otsid, ma lihtsalt tsiteerin sulle Hebra kirja 4:14. Ütleb, et meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Meil pole niisugune ülempreester, kellel oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Me näeme siis need kiusatused, mis olid Jeesusel, on samasugused, nagu on ka meil. Nüüd, miks ma seda ütlen, loen, hakkame vaatama kohe. Mattuse 4:1, siis vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja siis need kiusatused, mis olid ka temal seal, on ka meie puutume selliste asjadega kokku. Ja kui ta oli paastunud 40 päeva ja 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles temale. Nüüd meil on sõna ütles siin. Nüüd me oleme harjunud sellega, et kui me ütleme midagi, siis meie hääl on kuuldav ja teine inimene kuuleb seda. Nüüd kuradi puhul see ütlemine ei ole mitte kuuldaval häälel, vaid see on seesama, tal tuli mõte. Sest et ta on kiusatud samamoodi nagu meie. Sulle tuleb ka mõte, sulle tuleb ka pakkumine. See on äkki hirmus haigus, äkki sellesse sa sured. Sul oli see või teine või kolmas, mis iganes. Ja kogu see strateegia, see pundar hakkab keerama sinule ja need mõtted ja hirm tuleb ja erinevad asjad. Kus need on? Need on mõtted kõik. Nii, kus see päritolu on? See ei ole Jumala käest tulemas. Ja mis Jeesus teeb nüüd sellega? Ta ütleb siin väga selgelt, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid. Ja me näeme üks huvitav asi ka. Ta hakkab mängima millega sellest, et on mingi vajadus. Ta on nälg ja ütleme vajadusega mängida ja et sa teeksid selle vajaduse pärast midagi. Siin on üks tarkus ka. Kui sinul tekib mingi vajadus, siis ärgu vajadus sind juhtigu, vaid las püha vaim juhib sind. Et Jumal juhib sind, mitte vajadus ei juhi sind. Vahest mõned inimesed ütlevad, meil on raha oleks vaja, me peame välismaale tööle minema ja pea eest panevad sinna välismaale tööle. Mis juhtis neid? Vajadus juhtis neid, mitte Jumal. Ja sageli juhtub see, et nad ei saa korralikult kogudusse, nende elud lähevad sassi, sageli inimeste abielud kannatavad selle pärast, võib-olla ütleme, üks on siin ja teine on seal ja mis iganes. Väga palju probleeme tekib. Ma ütlen ausalt, kui ma selle välismaa töö asja tõin vahele, väga paljud inimesed on selliste valikute pärast tõsiselt kannatanud tegelikult ja sassi läinud oma asjadega. Amen. Me näeme siin, siis ta ütleb, kirjutud on, inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. 4. salm on siis. Siis kurat võttis tema enesega pühasse linna ja asetas tema pühakoja harjale ja ütles temale, oled sa Jumala poeg. Siis kukuta ennast alla, sest kirjutud on, tema annab su inglitele käsu sinu pärast ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus ütles temale, taas on kirjutatud, ära kiusa issandat oma Jumalat. Jällegi võttis kurata enesega väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale, selle kõik ma annan sürule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis Jeesus ütles temale, tagane minust saatan, sest on kirjutatud, sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja üksipäinist teda teenima. Siis kurat jättis ta rahule ja vaata ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Nüüd me näeme, ta võtab väga selge positsiooni ja ütleb midagi. Nüüd see ongi seesama asi. Me peame võtma selge positsiooni ja ütlema, mida Jumala sõna ütleb. Ja jääma selle juurde. See tähendab, sageli sa ütled neid asju korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Ja need mõtted tulevad, need ideed tulevad ja sa ütled jälle uuesti. Ütled. Ja see on nüüd see koht, kus sina pead kõvasti ütlema, julgelt selle välja, mida Jumala sõna sellest asjast ütleb, mida Jumala vaim selle asja kohta ütleb ja mitte nõustuma, mitte selle alla kirjutama. Sest me näeme, Jeesus oli siin 40 päeva kuradi kiusati järelikult, need mõtteid ja asju pakuti talle varem. Meil on siin olnud 3 juhtumit välja toodud, aga meil pole seda kogu 40 päeva toodud välja. Aga samas ta kogu aeg ka ütles ja jäi sellele positsioonile seisma ja mingil hetkel me näeme, kurat astub minema. Ja see ongi sama, mis me peame tegema. Amen. Ja kurat astubki minema. Amen.